kaasmaalased, kolleegid, kõik meie inimesed, teie ka seal. Kui ma sain teada, et traditsiooniliselt peab viimase koolikella aktuse kõne õppula juhataja, siis ma otse loomulikult ei saanud kuidagi loobuda, olin asjaga nõus, aga ma sain sügaval sisimas kohe aru, et ega see mulle nüüd liiga kerge ülesanne küll ei ole. Ja täpselt paras väljakutse, millega teie ilmselt igapäevaselt oma õpetajate initsiatiivil või siis mõni võib-olla ka, ma siiski loodan uskuda, et see nii on, oma endal initsiatiivil kokku olete puutunud. Päris keeruline on öelda ühelt poolt hingest ja siis kaunites sõnadega ja huvitavalt ja mõtlema panevalt ja veel pidulikult, nagu see tänane päev meil siin on, ühtlasi veel vaimukas olla ja võib-olla suures ärevuses ka mitte liiga silmatorkavalt täriseda siin teie ees, et seda tuleb ka varjata, ma hästi ei oska ka. Nii et tegelikult laias plaanis ma ei tahtnud üldse rääkida, mida mina tunnen, vaid tõestada siis seda, et sul on mingid mõtted ja mingisugused teadmised, ükskõik siis, mille kohta avaldada. Tegelikult just see, mis teil eksamiperioodil ees seisab. See, et te peate ennast kokku võtma, peate ennast rahulikuks sundima ja peate demonstreerima, et te olete saavutanud mingil tasemel küpsuse, te olete küpsed. Ja seda küpsust peaks teis jaguma, sellepärast, et kohe räägin, mille pärast, sest võib-olla isegi rohkem peaks teis seda küpsust olema kui varasemates ja tulevastes lendudes, sest kõik need toimunud elumuutused on teid kindlasti kõvasti küpsetanud, loodetavasti mitte siis ka kõrvetanud. Vaadake nüüd oma paremal käel istujale otsa, nüüd vasakul käel istujale otsa ja öelge, et te olete ajaloolised. Te oletegi ajaloolised. Esimesed need, kes alustasid siis Tamme puiesteel, kuid kui te juba siin istute, siis te olete ilmselt ka need, kellel on päris suur eeldus lõpetada siis Tartu Tamme gümnaasiumi uues koolimajas siin Nooruse tänaval. Ja arvan, et ei pidanud harjuma üksnes selle uue majaga, tegelikult oli ju päris palju uut, osaliselt uued õpetajad, uus koolielu korraldus, uued reeglid, uus vastutus, uus võimalus, võib-olla ka suurem energiakulu mõnes mõttes. Mõnele võib-olla ka võimalus veel lihtsamalt luuslanki lüüa, sest kõik olid endaga nii ametis, et ega nad seda eriti tähele ei pannud. Ma julgen siiski loota, et see klassitunni mõnus atmosfäär, mida teie head õpetajad ja teie ise saavutada suutsite, olid toeks ka nendel rasketel hetkedel. Ja kui keegi nüüd tunneb, et mis raskustest ma siin räägin, siis ma võin teile kinnitada, et mõni neist on kindlasti veel ees ka, et kui te ei ole midagi veel tajunud, et väga raske oleks, et küllap varsti tuleb. Ma olen ise ka nüüd üha rohkem oma tõeliselt headele õpetajatele tagasi mõelnud ja ise õpetajana ja õppejõuna tajunud, et võib-olla veel tähtsam, kui see ainele keskendumine on iga õpilase austuse ja avatud südamega kohtlemine. Kui sa tajud ise ja õpilasel lased seda tunda, et sa soovid talle siiralt edu mitte ainult koolis, vaid ka elus, siis saad ise ka rikkamaks. Ja see ei tähenda sugugi õpetamisest või nõudmistest loobumist, pigem otse vastupidi. Õpetaja rolli teie elus on tegelikult raske üle tähtsustada ja teil on veel mõned kuud võimalus oma tänuga sõnades väljendada. Isegi üks väike aitäh, ma arvan, oleks abiks, et selle tõeliselt keerulise tööga silmades ärades jätkata saaks. Et ka suuri mehi siin tsiteerida, siis Goethe on kunagi öelnud, et me õpime ainult nendelt tegelikult, keda me tõeliselt armastame, nii et mõelge nüüd, otsige kõik oma armastuse riismed kokku ja tajuge ära see, et mida te siis õppinud olete ja realiseerigi see kenasti oma elus ka. Mul oleks tõesti väga hea meel, kui te selle sümboolsel päeval saaksite endale tunnistada, et kool ei ole teile küll kõike selgeks õpetanud, aga ta on mõnes mõttes õpetanud teid õppima. Kes oskavad õppida, need tegelikult teavad palju. Igasugune teadlik õppimine nõuab teatud määral eneseväärikuse allasurumist. Sellepärast õpivad väikesed lapsed meelsasti enne seda, kui nad enda tähtsust veel pole päris hästi teadvustanudki. Et vanemad inimesed, eriti need, kes on tähtsust täis edevad, need ei taha üldse õppida. Ma siiralt loodan, et ükski teist ei ole veel nii vana. Või siis hoopis liiga noored, liiga tähtsust täis saanud, nii et kõik on veel ees. Mul on järjest rohkem hakanud tunduma, et tänapäeva noorte suurim väljakutse on enese sundimine, rutiini talumine. On nii? Ma kinnitan teile, et kui teil elus läheb väga hästi ja miks ei peaks minema, ja te saate tegeleda asjadega, mis teile tõeliselt meeldivad, siis mitte ühtki elu ei saa elada ainult lusti ja lille režiimil. Pole võimalik. Ja teie isiksuse tõeline sisu tegelikult tulebki välja sellistest kohtadest, kus peab ennast sundima, kus on emotsionaalselt raske või peab lihtsalt midagi ära tegema, sest siis läheb suures plaanis ka paremaks, sest nii saab edasi, sest nii on lihtsalt vaja.
Ja seda kõnet koostades proovisin ma meelde tuletada seda hetke, et mis teemal ma ise kunagi näiteks küpsuskirjad, nii nimetati seda eksamit, kirjutasin või mida me viimase koolikeelepäeval tegime, ausalt öeldes ei tulnudki eriti meelde. Mingid imelikud asjad tulid meelde. Tuli näiteks hoopis see, et ma mäletan neid inimesi, kellega ma koos olin, seda ma mäletan. Ja siis ma mäletan, meil oli õhtul matk ja ma mäletan millegipärast, mis mul seal seljas oli. Ma mäletan, oli siis mul mingisugune ultramoodne valge sinise voodriga õpe, mille tädi oli mulle õmmelnud. Ilmselt on asjad sellel hetkel meeles sellepärast, et ei kujutagi ette, aga siis ei olnud midagi siit poest saada ja siis ilmselt ma mäletan seda õpet. Ja siis ma seda mäletan ka, et juuksed olid pikad ja punased ja patsis. Aga need inimesed, keda ma mäletan, need tegelikult on palju olulisemad, sellepärast et gümnaasium ja sellele järgnev aeg, ükskõik siis kus kohas ülikoolis tavaliselt on aeg, kus te kohtute inimestega, kelle hulgas te tegelikult saate mõttekaaslasi ja sõpra kogu eluks. Mis seob rohkem see, kui see, et te olete koos suureks saanud? Hoidke 11. 11. See on 11. Hoidke 11. Et keegi saaks meil nüüd süüdistada 11. klassi kuidagi eelistamises, siis hoidke ka 10 ja hoidke ka 12. Nii et hoidke. Kohe on eesti keele eksam ukse ees ja leidsin tegelikult hoopiski guugeldades vanu küpsuskirjandite teemasid, et vaadata, kuidas need ajas muutunud on ja mis teid otseselt ju ei puuduta, sellepärast et teil on eksam natukene teistsugune ja siis leidsin tarkade soovituse, siis kuidas universaalselt ükskõik millist arutlevat laadi teksti koostada. Alustada tuleb selliste sõnadega. Tänapäeva kiiresti muutumas maailmas. Või midagi selle fraasi analoogiga. Teemat tuleb arendada suunas, kõik on suhteline ja lugeda selle kinnitamiseks ette mis tahes gümnaasiumiklassides kohustuslike teoste pealkirjad, mis meelde tulevad, kõik sobivad ja lõppsõnas jõuda järeldusele, kõige tähtsam on jääda iseendaks. Nii, aga enne kui ma veel päris lõpusõnad ütlen siis kõikide iseenda ja kõikide teiste poolt, siis on mul ausalt öeldes selline täiesti omakasupüüdlik võimalus, et ma siin praegu teie ees seisan. Ja ma proovin likvideerida oma eelmisest perioodist pärit võla. Selle perioodiga peab ära saama selle, eks ole. Ja see võlg on selline, et ma lubasin umbes 1,5 kuud tagasi Robertile 12. humanitaarklassist, kus ta on? Kus ta on? Ma lubasin Robertile lilli kinkida. Nii, aga ma olen kiuslik ka, ole ja Robert, tule siia. Ma olen kiuslik ka, ma ei hakanud sulle tulbikippu tooma, mille sa natuke ära hoiad, eks ole, kuskil ja viskad minema pärast. Ma tõin sulle sellise lille, mida sa pead kasvatama hakkama ja vilistlaste õhtul annad mulle aru, kuidas see lill elab. Aga nüüd ma soovingi teile iseenda kogu koolipere poolt edu eksamitel, ilusat elu, unistage. Inimene peab alati õppima, kui ta ei pea alati koolis käima, nii et jätkuvad kaunist viimast koolikella päeva selles koolis, kus tegelikult igapäevaselt kell ei helisegi. Kõik meeldite mulle.